Kui juht on kindel, et tema teab kõike õigesti ja teised, siis on päris hull. Absoluutselt nõus. Ja sellist juhti võiks nimetada siis pimeda juhi sündroomi all vaevlevaks juhiks. Ja sellest me kohe vaatame siis lähemalt, sest ma olen lugematul hulgal selliste juhtidega kokku puutunud. Nad ei ole pahatahtlikud, nad ei ole lollid, ebaintelligentsed. Nad on sageli väga tugevad spetsialistid, aga nende pime nurk on veitsa laiem kui keskmiselt võib-olla. Ja ta usub tõepoolest oma selles pime nurgas, et siin on kõik hästi ja kõik, kes püüavad talle anda tagasisidet, mingeid küsimusi küsida, ükskõik kas see on oma tiimi poolt või ka kolleegide poolt, siis seda nad millegipärast võtavad nagu rünnakuna, kriitikana. Seal all on tegelikult hirm, et keegi püüab minu positsiooni siin võib-olla õõnestada, keegi püüab mind siin paika panna, keegi püüab siin näidata, kuigi need inimesed, kes üritavad võib-olla temaga mingitel teemadel diskuteerida, seda üldse teha ei taha. Nende motiiv on tavaliselt koostööd parandada, tulemusteni kiiremini jõuda, aga püüavad midagi öelda, konflikt. Ja seal all on tegelikult selline juhtimislik ebakindlus, kuigi sageli sellised juhid ise püüavad jätta mulje, et ma võitlen vastu sellepärast, et ma tean, aga tegelikkus on see, et nad võitlevad vastu sellepärast, et seal all on hirm, et äkki nad arvavad, et ma ei tea, et ma näitan neile, et ma tean.